millal kaalukirurgia aitab ja millal mitte. Esiteks soovitan mitte vaadata kaalukirurgiat kui viimast õlekõrt rasvumise ravis, et selle peale raviteekonna jooksul võiks mõelda tegelikult oluliselt varem, sest rasvumine ei ole käitumuslik või iseloomu viga, ei viita kuidagi sellisele valele suhtumisele ja hoiakule, rasvumine ei ole ju teadlik valik. Abi kaalukirurgiast saavad eeskätt need inimesed, kes on valmis ja kes otsivad sellist püsivat muutust siis oma eluviisis. Operatsiooni tuleb vaadata tööriistana, aga see on käsitööriist, millega patsient töötab ise ja see, mida me operatsiooniga saavutame, on see, mida me paljaste kätega ei suuda anda. Siis patsiendipoolne töö peale operatsiooni seisnebki sellistes püsivates eluviisi muutustes, et puudutab see siis regulaarset liikumist, regulaarset toitumist, mõistlikke toiduvalikuid, unerežiimi, stressi ohjamise oskust ja võtteid. Et siis me saame rahuloleva patsiendi, soovitud ravitulemuse, ja me jõuame selle raviga sinna, kuhu patsiendid on varasema teekonna vältel aastaid ja võib-olla aastakümneid üritanud jõuda. Me ei saa aidata patsiente, kes ei ole nendeks muutusteks valmis, kelle jaoks võib-olla see alusvundament on nõrk või ei ole see veel üles laotud. Me ei saa aidata patsiente, kelle probleem on võib-olla kusagil mujal ja kes vajavad teistsugust abi. Ma toon näitena siin söömishäiretega patsiendid, ma toon näitena sõltuvusprobleemidega patsiendid, ükskõik on tegemist siis alkoholi või mingite muude ainetega.